Tere hommikust, meil on neljapäeva hommik ja täna on ette laulmine. Ehk siis loosiga tõmbame ühe ühendkoori või segakoori loo ja siis teisega siis ühe naiskoori laulu, eks ju. Naiskoori laulude osas mul on väga hea tunne, sest neile me oleme palju keskendunud, aga mõned tekitavad hirmu. Näiteks, kui ma saaks valida, et minu armas koorikaaslane Anni, kellele me oleme pannud loosiga loo tõmbamise vastutuse, vaeseke. Mina näiteks, kui ma saaks valida, siis ma eelistaks, ehkki see on üks mu lemmiklaul, nagu tõsiselt, see võib-olla ongi mu lemmiklaulupeolaul, siis ma sooviks, et me ei peaks täna tuljakut ette laulma. Sellepärast, et see on ikka tegelikult väga raske laul. See on tegelikult väga raske laul. Esiteks mul on meie esimestest sopranitest natuke kahju ja endast on ka kahju, sest et ehkki teise aldi partii ei ole raske, siis ta on nii kiire ja seal on nii palju teksti ja nii palju käigukesi ja et nagu seda tundub nagu nii palju raskem puhtalt ette laulda kui kõiki teisi laule, mis seal valikus on. Aga noh, on mis on, saab mis saab. Esimene ette laulmine läks meil väga hästi, saime väga kiita. Aga nüüd ei tea, jah. Ühesõnaga väga tahaks ikkagi sinna laulu peale minna, midagi ei ole öelda. Nüüd on nii pikk tee tuldud juba, et päris kurb oleks, kui saaks. Aga meil on väga tublid lauljad kooris, nii et ma usun, et ehk ikka õnnestub. Ja ühesõnaga nüüd ma siis kuulan sealt laulupeo lehelt neid partiisid üle, laulan tuljakut kaasa ja mis need ohjad meid hoidvad, laulsin läbi just. Et tegelikult ei ole nagu hullu midagi vist, kui niimoodi järele mõelda. Pluss, et ettelaulmisel on ju enne on proov ka, nii et me saame kõik ilusti läbi laulda ja hääled lahti ja mis siin ikka põdeda. Aga jube äge on see ikkagi. Ma pean ütlema nagu esiteks rahvatantsurahvas. Nii äge. Ja laulukoori rahvas nagu, see on nagu top tier rahvas Eestis. Et nagu see on nii äge tunne olla osa laulukoorist ja et see nagu mõte sellest, et saab laulupeole minna. Ja rongkäigus osaleda üle nii pika aja. Ma olen vist 2 korda elus laulupeol käinud. Ühe korra ma käisin Stockholmi Eesti segakooriga ja Eesti kooli kooriga käisime, aga võib-olla ma olen isegi 3 korda käinud, siis ma käisin päris väiksena ka. Et ühesõnaga see on väga lahe, kui saab käia laulupeol. Ja mul on nii hea meel, et mul on oma koor ja mul on silm ikka sinine. Aga mul on, arst ütles mulle eile, kui ta niite eemaldas, et ma olin öelnud seal opilaua peal poolunesegasena, et ma tahaks endale lahkeid silmi, sest et nagu ma olen rääkinud teile, siis varem oli kogu aeg see, et miks sa nii kuri välja näed, kui ma lihtsalt olin. Ja nüüd mul on palju lahkemad silmad kui enne. Ja nagu tõesti on ilusam. Et ma ei pea nii hullult pingutama, aga no veits ma teen seda ikka, vaata. Aga ma ei pea nii hullult pingutama enam. Sest varem nüüd ma olen nagu tavaliselt, on ju. Nii tavaliselt, kui ma oskan. Ja mul on silmalaud, sest varem olin nagu, ma ei saa teha praegu, sest mul on need haavad, aga varem olin niimoodi. Nagu peaaegu täitsa liialdamata, mul olid nagu kulmud niimoodi, on ju, ja siis siit vajus kõik niimoodi alla. Aga nüüd mul on nagu isegi kulmukaart veits, ilma et ma peaks nagu öökull olema kogu aeg. Ja loodetavasti ma ei näe enam nii õudselt kuri välja, kui ma keskendun, sest ma ei ole tegelikult kuri inimene. Kui siis ainult natuke. Ühesõnaga, ma harjutan edasi nüüd. Ja tegelikult võiks midagi hommikusöögiks süüa. Ja siis ma pean käima Kristiines. Tulge tagasi. Ja siis ma pean käima Kristiines, sest mul on sünnipäevast veel sularaha, mida ma olen hoidnud, ma ei tea, mustadeks päevadeks ja nüüd on mustad päevad käes. Kuna me oleme õhtul kaua ära, siis ma mõtlesin, et ma teeks õhtusöögi valmis, et neil oleks olemas ja et saaks ise ka süüa võib-olla enne, kui ma lähen sinna. Nii et ma tulin õue piparminti korjama, sest ma tahaks panna kanamarinaadi, mingisse jogurtimarinaadi. Tundub, et oleks hea mõte, et panna koos piparmindiga. Ja siis teeks pulguriga mingi salati, kus on pulgur ja siis ka mingid ürte. Noh, jah, peaasjalikult piparminti, sest praegu vist muud ei ole. Aga piparmint meil täiega vohab, nii et see on tore. Eriti hea lõhn. See on suvelõhn, ma ütlen. Tänaga, meil on 2 pakki kanafileesid siin ja igasugused happed ju
kui marineerida hapetes on ju, siis see teeb liha pehmemaks ja mahlasemaks. Ja muidugi annab maitset, eks ju. Nii et mul on siin mingi jogurt. Actually, mõtlen, kumb on pikema. See on vanema kuupäevaga. Põhimõtteliselt aegunud, aga hapendatud piimatootega ei juhtu mitte midagi. Nii et ma kasutan selle ära. Põhimõtteliselt, et oleks kaetud lihtsalt. Siis on mul siin sidrunid, küüslauk, piparmünt ja siis paneme soola ja piparti värki ka. Ma panen 2 sidruni koore ja mahla ja kui sa kasutad sidrunikoort, siis ainult see kollane osa on meeldiv ja annab head maitset. Nii et kui riivid, siis riivi hästi pinna lähedalt, nii et seda alumist valget kihti kätte ei saa. Rah. See maitsva liha marineerimine eriti eesootava grillhooaja jaoks on nagu nii lihtne ja annab nii palju võimalusi nagu teha täpselt sellist grilli, nagu sa tahad. Eriti, et ma just ostsin üks päev, ma eelmises vlogis näitasin, ostsin šašlõkki, eks ju. Ja hea šašlõkki nagu pant on see, et sa ei küpseta teda üle, eks ju, et ta ei jääks seest kuiv ja puine. Aga kui need tükid on sellised, et osad on nii suured ja osad on sellised kribalad, eks ju, siis nagu on ka kogenud kokal keeruline seda, võimalik, täiesti võimalik, aga hullult keeruline neid tükke nagu, väiksemad tükid paned kuskile serva poole ja suuremaid siis hoiad kauem selle kuumema koha peal. Ühesõnaga, ise tehes esiteks palju kvaliteetsemad tükid on ju, sa saad osta terve, kui sa šlõkki tahad teha näiteks, terve seakaela karbonaadi, lõigata ühesuurused kuubikud on ju, ükski pole liiga pekine, ükski pole liiga väike ja kilo hind on ju odavam. Ja ainus, mis sa tegema pead, on selle lihtsalt kokku määrima mingisuguse sulle maitseva kraamiga, siis et see võib olla klassikaline šlõkkäädikaga on ju, aga sa võid lihtsalt panna kas siis jogurtit, küüslaugu, ürte või siis paned happeks hoopis tomati, võtad purustatud tomatid, segad sinna sisse näiteks paki fajita maitseainet või paned karrit, paprikat, küüslaugupulbrit, küüslauku, pane ingverit, kui tahad natuke aasiapärasemat on ju. Ja siis siia ma panen ka natuke midagi magusat ka, ma olen mett siia veidi, aga ei pea. Aga point on selles, et sa saad nagu teha, see on nii lihtne. Enne teed marinaadi valmis, praegu ma segasin kokku, sest mul on julge hundirind on rasvane, eks ju. Aga sa saad ka teha niimoodi, et sa segad selle marinaadi kausis enne kokku, ehk siis paned selle jogurti, paned sidruni, ürdid, küüslaugu, soola, nii palju soola, kui parajasti tunned, et vaja on. Kindlasti natuke rohkem soola, kui sa sööksid seda külma kastmena, siis sa paneksid vähem soola. Aga sul on vaja, et see maitsistaks selle liha läbi niist ära, nii et see peab olema natuke soolasem, kui süüa oleks meeldiv. Ja siis natukene mett, kui tahad. Teed marinaadi enne kausis valmis ja maitsed seda ja siis paned liha sisse. Aga see võib olla tõesti tomat või siis paned lihtsalt oliiviõli, sidrunimahl, ürdid, küüslauk, nagu mis iganes sulle maitseb. Ükskõik mida võid segada siia sisse, eks ju. Aga sul on palju parem kontroll sellele, et ta ei oleks liiga soolane, sest minu meelest enamus poegrillihad on liiga soolased, et seal ei oleks liiga palju mõttetult mingit suhkrut ja janti ja muidugi see, et need tükid oleks normaalsed on ju. Sa võid siin kasutada kana kintsuga, kui tahad, kui kardad üle küpsetada. Ma näitan teile natuke, kuidas ma seda praen ka pärast. Aga ühesõnaga, et sa ei, ärge kartke ise endale suvel liha marineerida. Tegelikult piisab juba mingist tunnist, on ju, kui sa on spontaanne grill mõte, ei pea väga kaua marineerima. Aga samas võid ka eelmisel õhtul valmis teha ja see on nagu ekstra nice. Ja ükskõik mida võib panna, nagu sa vaatad poes grilllihasid mingi mustika ja tilulilu marinaadis, nagu esiteks miks mu grillliha peab olema mustika maitsega, on ju. Aga samas, kui ma tahan, et oleks mustika maitsega, siis ma ostan lihtsalt külmutatud mustikaid ja teen sellest mingi mõnusa marinaadi, eks. Et katsetage asjadega, mis teile maitsevad, see ei ole üldse mingi eriline kunst. Eriti, kui sa teed marinaadi enne kausis valmis, kui sa toore liha sisse paned, siis sa saad seda maitsta ja timmida nagu täpselt enda järgi. Kui sa oled oma sidrunitelt koore maha koorinud, siis hõõru neid veidi niimoodi vastu lõikelauda. Et need membraanid seal sees, mis hoiavad mahla kinni, läheksid katki. Ja siis sul on palju lihtsam seda mahla sealt välja pigistada. Marinaadis ei ole nüüd otseselt vahet, kas seal on need seemned sees või ei ole. Aga selleks, et ei satuks seemneid, siis lihtsalt pigista läbi peopesa. Käed sa oled ju anyway enne söögi tegemist ära pesnud. Ja püüa need lihtsalt peopessa kinni endale need seemneid, kui neid on. Siin väga ei ole. Väljavõtteid rubriigist ära usalda kõike, mida sa sotsiaalmeedias näed. See on ülimõnus, Uxo on selle brändi nimi, see on ülihea küüslaugupress, kui sul ei ole, kui sa praegu oma küüslaugupressiga rahul ei ole,
siis ma vaatasin Liisu Miller just jagasid kaubamajas, antakse pool tasuta asju ära, mingi -20 vist kõigilt udukaupadelt. Ma tean, et Kaups müüb seda ja see on muidu suht rõvedalt kallis, aga see on igavene. See on siuke tummine tükk küüslaugupressi. Aga et ära usu kõike, mis sotsiaalmeedias näed, oli nagu räigelt kaetud kuivanud küüslauguga, sest keegi siin peres ei viitsi normaalselt seda puhastada. Nagu selles mõttes, et sa saad siit selle enamuse kätte niimoodi, sest et see käib nagu tagurpidi ja see lükkab siit välja selle, eks ju. Aga ikka mingi kuivanud väike kitt jääb. Aga nüüd ma pesin ära selle, et ei näeks, kui räpane meie küüslaugupress on. Fake it till you make it! No mis peo täis? Siin on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Palju küüslauku ühesõnaga. Sest nagu öeldud, ikkagi tuleb teha tugevama maitsega, kui ise muidu sööks. Et kui isegi võib-olla ei tahaks toorest küüslauku süüa 80 jogurtikastme sees, siis marinaadi, siis see on väga paslik panna natuke liiga palju küüslauku. Nagu siuke asi üldse oleks olemas. Ei ole olemas siukest asja nagu liiga palju küüslauku. Üks minu kõige suuremaid proteste söögitegemise osakonnas on see, kuidas inimesed viskavad ära asjade varred, nagu need ei oleks söödavad või nagu need ei oleks samast materjalist tehtud. Et näiteks piparmünti puhul, eks ju, kui ma teeksin, võib-olla kui ma salatit, ikkagi, ma kasutaks kõik ära. Ma kasutan kõik ära, et ma ei nopi ainult lehti ja ei viska varsi ära, sest miks? Vars on täpselt sama maitsega. Ta tuleb küll peenemaks hakkida, et ta hamba all ei karjuks, mida ta ausalt öeldes ka niimoodi ei tee. Aga lihtsalt üliloll on ära visata täpselt sama kraami. See kehtib basiiliku kohta, see kehtib koriandri kohta. Ja mis kuradi ainult lehed? Ja mis printsessid me oleme siin? Et kõik tuleb ära süüa. Ja näiteks porru puhul, vaata, lõigatakse julgelt, kui isegi jupp seda valget osa ära on ju. Kuigi need päris puitunud lehed on seal täitsa otsa pool, eks ju. Et tegelikult suht tubli tükk seda rohelist on veel täiesti sööda salatitesse, pastaroogadesse, mida iganes sa valmistab kastmetesse. Et ärge visake mõtetult ära sellest samast orgaanilisest materjalist tehtud osa, lihtsalt seepärast, et see ei ole lehed. Koriander, kõik jutud nagu, nii on, need ürdid on poes mega kallid, kui sul enda laiast pole võtta, eks ju, ja enamusi asju meil ei ole ju. Et ärge visake ära mõtetult toitust, te olete selle eest head raha maksnud ja maitset annab see kõik täpselt ühtemoodi. Laakesti pipart ja soola. Sina tee marinaad enne ja maitse. Minul on, ma tahaks öelda, et käe sees, aga tegelikult ma sageli soolan asjad kogemata üle. Aga see peaks olema okei, sest see on ikkagi marinaad. Nii, mina panen oma tagasihoidlikust meeämbrist natuke mett ka, aga ära palju pane, sest et see igasugused suhkrud ja asjad tahavad kõrbema hakata. Oi, ära palju pane, eks ole, no jah, palju õnne mulle. Kui sa teed näiteks mingit sellist magusamat marinaadi, näiteks sa tahad teha sellise kleepuva soja, seesamiõli, mesi, riisijäädikas, ingver, küüslauk, sellise teriyaki-laadse marinaadi, siis selles on harilikult hästi palju suhkrut. Kui sa tahad teha magusamat marinaadi näiteks kanatiibadele või millele iganes. Super hea mõte. Aga kui need on marinaadis nagu piisavalt aega pikutanud, siis enne kui sa need näiteks grillile asetad, siis patsuta nad kuivaks. Tõmba see üleliigne marinaad kaussi tagasi, vahetusel patsuta paberiga kuivaks. Sest et sellel kõrgel kuumusel see suhkur, mis iganes mesi või mis sa sinna panid, hakkab kõrbema. Nii et jäta see marinaad alles, küpseta oma tiivad või mis iganes asjad, mis sa parajasti sinna marinaadi panid, küpseta need grillil ära. Ja siis täitsa lõpus, kui grill ei ole enam nii kuum, siis pintselda seda sama marinaadi sinna peale. Või lausa keeda see marinaad potis läbi, et see toores kana seal peal, eks ju. Et see sama marinaad keeda pannil läbi ja siis, või potis ja siis pärast, kui kõik on küpsenud ja valmis, siis pintselda sinna peale see või sega täitsa kohe kokku. Sest et siis sa saad nagu the best of both worlds, et sa saad oma mõnusa magusa marinaadi, mis on ilusti nendesse tiibadesse või millesse iganes see imbunud, aga sa ei kärsata seda pealüspinda ära, sest suhkur ju kõrbeb teadupärast. Ja ei, sul ei ole vaja selle kokku segamiseks ühekordseid kindaid. Don't be a pussy. Sõrmused ma võtan ära, sest ma ei viitsi sealt teemantite vahelt seda jogurtimämmi kraapida. Aga pane oma käed, get your hands in there nagu ja mudi korralikult see kõik sinna kana sisse. Et kõik oleks ühtlane ja et marineerimine saaks alata. Mis kokku ka kauem trennis olema? Tuled 17.45 ära näiteks.
tokad tulid vahepeal koolist koju. Mul on siin kurk, millelt ma emaldasin seemned, et ei läheks vesiseks. Ja neid seemneid saab näiteks kasutada, kui tahad tsiikikastet või midagi teha. Ma sõin need lihtsalt ära. Siin on ilge hunnik hakitud piparmünti, võiks olla ka hakitud peterselli, pole. Tomat, punane sibul ja siin on eilsest köögivilja vaagnast, paprikat, kurki ja natuke porgandit hästi peeneks hakitult. Aga enne teeme kastme. Mis saadid? Tabulet. Tabulet? Putukas. Oliiviõli. Ühe sidrunimahl. Nii, ja siis soola ja pipart lahkesti. Võta ainult need pese ära, mis sa ise ära sööd. Võta mingi 5-6 tükki. Võta selle ka natuke jääks. Saad ikka. Ja nüüd maitseme. Pane soola juurde, kui on vaja. Seal on nuku. Tšau! Söö paarikaid. On head või? Jah? Tundub, et on. Kui on vaja, pane oliiviõli juurde, pane soola juurde, pane pipart juurde. Mina panin natuke sumahhi ka, mis on selline, ma eksin, siin on äädikapuu seemnedest või? Igal juhul selline hapukas marjase maitsega vürts, mida Lähis-Ida köögis kasutatakse palju. Annab hästi mõnusa maitse, aga ei jää midagi katki, kui sa ei pane sumahhi sisse siia. Ühesõnaga, selline tore kausitäis salatit. Ja seda on väga okei ette valmistada, ta ei lähe nagu lägaseks ega märjaks üldiselt, kui on need kurgiseemned on ära võetud ja kui kasutad tomatit, millel ei ole seemneid väga palju sees, nagu kirstomatitel ju ei ole. Või vähemalt on nad tihedad ja mitte nii märjad. Ühesõnaga see, siis ma varsti küpsetan kana ära ja siis juba tuldi salatikausi kallale. Ühesõnaga, sa võid ka võtta salatit, kui sa tahad, see sai valmis. Salat läks kohe käiku. Mitme laps inimese poolt. Ühesõnaga, salat on valmis. Selle ma panen külmkappi. Vaadake, kui te pulgurit sisse segate, et see oleks liiga kuum. Minu oma oli päris soe. Siis ma lasin tal veits jahtuda enne, kui ma ülejäänu sisse panin. See on minu meelest see tabule salat. Nagu öeldud, seal tegelikult petersell on ka üks väga oluline komponent, aga ilma selleta ka väga okei. Ja sa võid sinna panna mida iganes sa tahad põhimõtteliselt. Ja pulguri ma keetsin lihtsalt soolaga. Ja panin keeduvette paprikapulbrit. Mulle õudselt meeldib niimoodi. Sest et kuiv paprikapulber ei ole nagu kuidagi keelel mõnus, aga kui ta on nagu seal keeduvee sees, siis see võtab selle maitse endale külge, see pulgur. Ja siuke grillikõrvane salat minu meelest jumala mõnus. Suvel paned sinna mida iganes tahad. Kurki, tomatit, piparminti, peterselli. Salatilehti võib segada juurde, kui tahad. Väga nice. Ja siis kana marineerimine või mille iganes marineerimine on teil nüüd ka käpas. Proovige järgi.
Mama thinks that he should do hip hop. Me too. Dancing. I'm not doing a single move right Are you doing something with your feet? now. I'm not. I'm doing how to It's just like a sack of potatoes. Me oleme tagasi kooriproovist ja hakkan kana praadima. Ja meie koorijuht Reeda ütles, et meil läks väga hästi. Aga nüüd ei saa mõnda aega teada vist. Ma arvan, järgmine nädal alles millaski. Et öeldi, et ärge oodake. Et praeme siis kana ja loodame parimat. You have to stop earlier than you think. Not that early. Right, Uku Point. Let's eat. Chocolate looks well nice. So good. Kana oli mega mahlane, hästi mega mahlane ja hästi maitsekas sai. Ja nüüd ma olen super väsinud, nii et ma lõpetan selle vlogi ära. Ja sina võid kommenteerida, kas sa laulupeole tuled, kas sul laulupeole on piletid ostetud juba või kas sa tuled lauljana. Tuled lauljana, nagu mina läheks lauljana. Ma ei tea ju veel, aga ma väga loodan. Meil on tüdrukud laulavad nii ilusti, et ma arvan, et patt oleks neid mitte laulupeole lasta. Ühesõnaga, aitäh, et sa vaatasid ja kohtume järgmises, loodetavasti juba varsti. Tšau!